Tere! Minu nimi on Andres Haavel. Mul on hea meel, et sa oled otsustanud investeerida 1 tunni enda arengusse, enda konkurentsivõime parandamisse. Selleks me olemegi Empowermentis loonud kogemuslugude sarja konkurentsieelis, mille kohta leiad informatsiooni Empowermenti kodulehel. Empowermenti missiooniks on võimustada tuleviku muutuste tšempione. Selleks me pakume juhtidele treeningprogramme, mille abil nad loovad võitja mõttelaadiga meeskonnad, kes julgevad seada ambitsioonikaid eesmärke ja nende elluviimisel saavutatud igapäevaselt suurepäraseid tulemusi. Möödunud olümpiamängud näitasid meil väga selgelt seda, et võidavad meeskonnad, kes on treenitud võitma. Ja need meeskonnad, kes kasutavad treeningprogramme, need süsteemselt ja järjepidevalt esitavad endal küsimusi, missugust trendid maailmas toimuvad, missugust mõjutavad neid ettevõtteid ja vastavalt sellel seavad endal prioriteete. Ja tulenevalt prioriteetidest nad teadlikult loovad kompetentse ehk värbavad inimesi, kellel on õiged hoiakud ja kompetentsid selle jaoks, et need eesmärgid ja prioriteedid ellu viia. Aga kõige tähtsam asi, need meeskonnad treenivad teadlikult oma kokkumängu, et olla tõhusamad. Eelmine nädal toimus Eesti Tööandjate Keskliidul konverents Tuulelohe. Alampealkirjaga oli, et kuidas Eesti viia tagasi majanduse kõrgliigasse. Ja just need samad teemad olid ka päevakorras, kus räägiti siis sedapidi, et missugust on maailma trendid, missuguseid kompetentse me peaksime omama ja kuidas me peaksime ettevõtjatena ja riikidena koos nagu toimetama selle jaoks, et pöörata uued trendid Eesti kasuks. Ja ma täna kutsusin endale seda teemat rääkima siis inimene, kes kutsus ellu selle konverentsi ja tänan sind väga meeldiva konverentsi eest, Hando Sutter. Tere! Tere! Ja võib-olla ennem, kui me lähme konverentsi juurde, võib-olla natuke sa tutvustad ennast läbi selle, et sa oled nüüd uues positsioonis, sinu juba üle aasta. 1,5 aastat. Ja sinu uueks rolliks on praegu Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht. Jah, nii ta on välja kujunenud, et ma olen ka varasemalt 8 aastat volikogus olnud, nii et teisel pool lauda, aga jah, täna juba siis 1,5 aastat juhin Tööandjate Keskliitu. Minu küsimus on tavaliselt nagu selline, et tihtipeale eesmärk pühendabki või kirjeldabki ära, kes see inimene on, aga kirjeldad, mis on sinu missioon ja eesmärk Eesti Tööandjate Keskliidust ja mille järgu sina hindad 2-3 aasta pärast, et kas sa õnnestusid või mitte? Ja, et tegelikult selle rolli ma tõesti missioonitundest valisingi, et ma olen 30 aastat tippjuhina tegutsenud erinevates rollides ja kuidagi mõtlesin, et mida selle peale siin veel teha ja kui Arto Aas siis eelmine juht oli sealt lahkumas, et ma lihtsalt küsisin ta käest, et kas teil on tugev järgmine juht olemas, et mulle tundus, et see on nii oluline roll Eesti majanduses täna, et Tööandjate Keskliit koondab otse erialaliitude kaudu 2000 Eesti ettevõtet, suurimad tööandjad, ettevõtted, kes maksavad üle poole Eesti riigi eelarve tulu poolest, teevad suure osa Eesti ekspordist, et see on nagu nii oluline, et need ettevõtted ja nende hääl oleks hästi esindatud ja et me leiaks neid võimalusi, kuidas Eesti majanduskeskkonda teha konkurentsivõimelisemaks, et kus nii suured muutused maailmas käivad. Ja kui Arto ütles, et väga head kandidaati hetkel ei ole ja siis ma lubasin, et ma mõtlen, et keda sinna võiks nagu soovitada ja siis ta mulle paari päeva pärast helistas, et kuule, mis sa ise teed, et äkki tuled ise ja ma natuke mõtlesin ja siis mõtlesin, et miks ka mitte, et see on tõesti nii suure mõjuga roll, et sellist seltskonda esindada, katsuda koostööd parandada Eestis, milles meil ei ole viimasel väga hästi läinud, just nimelt need teravikud välja tuua, et mis siis on need 1, 2, 3, et mis aitaksid Eesti majandusel kiiremini edeneda, et see tundus selline hea võimalus ja ausalt öeldes täna ütlen, et võib-olla isegi võimalusi on veelgi rohkem, kui mulle siis tundus. Ma vaatasin juba seda viimast konverentsi, et see nii esinete seltskond kui ka auditoorium, et see oli väga mõjus ja iseenesest räägi, mitte ainult Eesti kontekstis, et kui me juba vaatasime seal, et
et meil oli Bolti esindaja ja siis meil oli Jaan Tallinn ja kes kõik laval on, kes ka mõjutavad maailmas suuremat globaalset trendi ju. Jah, et konverentsi avas mitte juhuslikult Ott Tänak hoopiski, ja ka need vaheklippides esinejad me tahtsime tuua ja näidata, et meid on 1,3 miljonit maailmas, ütleme 8+ miljardi inimese hulgas, aga tegelikult me oleme jõudnud eestlastena maailma absoluutsesse tippu erinevates valdkondades. Ja kui me räägime Tabet Indrikusest või Jaan Tallinnast, nad on ka maailma absoluutses tipus, ja et need inimesed ühel päeval sinna saali kokku tuua, natukene oli meil õnne, aga kes vähegi tahtis kuulata, inspiratsiooni saada, et ta sai sealt ikkagi mingi retsepti, et kuidas on võimalik maailma absoluutsesse tippu jõuda. Ja see, et on võimalik, seda me ju näeme, need inimesed on olemas, et Eesti on 30 aastat olnud iseseisev ja me oleme ikkagi tippudes esindatud, nii et on võimalik ja oli ka võimalik kuulda, et mida siis peab teistmoodi tegema. Võib-olla need inimesed on siis lugenud seda Eestimaa iseseisvusdeklaratsiooni, et seal on üks ilus lause, et Eesti, nüüd sa oled vaba, sul on ise võimalik valida oma saatus ja elu. Tõsi, meil on võimalusi täna ikkagi oluliselt rohkem kui võib-olla siis, kui mina ülikooli läksin, aga nagu Ott Tänak ütles, et see ei ole üldse mugav. Et tuleb kogu aeg teha kompromisse ja sa pead millestki loobuma ja see ongi nüüd valik, et kas sa tahad millestki loobuda millegi nimel või sa ei taha. See ongi võib-olla just see üks asi, et jah, et igasugune muutus toimub ju väljaspool mugavustsooni. Kõik teavad seda, kõik räägivad, aga väga vähesed tahavad sinna minna, on ju. Aga teine nagu võib-olla tihtipeale palju keerulisem asi on see asi, et ei taheta teha selliseid suuri nagu valikuid. Et ma nüüd valin ja siis ma nüüd pühendun. Et pigem on hea ju rääkida, et maailm on nii kiiresti muutuv ja mis me siin eesmärke seame ja et elame üks päev korraga, on ju. Aga näha on need asjad, et on olemas osad inimesed, kes mõtlevad pikalt, seavad pikki eesmärke, nad saavutavad palju rohkem ja tihtipeale me tunneme, et nad panevad meid ka sellistesse olukordades, kus meil on pärast juba ebamugav. Me võime näha seda kas või meie idanaabri juhist, kes on kogu Euroopa sellises gambiiti pannud. Jah, et sellised ägedad visionäärid on Eestis olemas ja minul on olnud õnne päris mitmega nii-öelda tiimis töötada ja ma olen sealt ka elus väga-väga palju õppinud, et kunagi võib-olla 90. algusest Andres Sarri, keda täna meie hulgas ei ole, Urmas Sõõrumaa, Soni Asvani, Armin Karu, Erki Raasuke, Väino Kaldoja, et need on nagu inimesed, kellega tiimis töötades nagu visioonist puudus ei ole ja ambitsioonist ka mitte, ja kui ma võib-olla just noorematele inimestele räägin, et tegelikult tihtipeale tasub ka töökohta valida visiooni järgi, et mida me siin maailmas parajasti muutmas oleme, et mis see on, nagu, mida see kamp tahab ära teha. Ja ma arvan, Tuulelo lennul oli ka mitmeid visiooniga juhte kuulda, kes on väga ägedaid asju teinud, et võib-olla noorematest seal Kaspar Korjus, kes on ka nagu jõudnud maailma üsna tippu mingis valdkonnas, eks ole, ja neid visioone oli seal rohkem kuulda, et kui mina täna valiks, kus töötada, siis ma tahaks kellegi nende juures töötada. Et see on äge, et need inimesed tõesti lendavad. Sa oled ise mind ka inspireerinud, ausalt öeldes, et ma üks vahe, kui ise hakkasin konsultandiks, siis ma jälgisin seda hetke, kui sina arendasid või ma eest vedasid, ütleme siis Eesti Energiat, et mis mul väga silma jäi just seda pidi, et sa oled selline visioonikeskne inimene või kes hakkaski looma narratiivi, mis tõi kaasa väga inimesed ja entusiasmi, Täna ma just hommikul tööle sõitsin, et siis ma mäletan, et oli siuke entusiasm ja nüüd, kui ma natuke vaatan Eesti Energiat, siis jääb natuke mulje, et nad tegelevad probleemide lahendamisega. Võib-olla ülekohtune, aga selline mulje on. Aga räägi, kui sina nagu lood organisatsiooni või hakkad organisatsioonis suurt muutust läbi viima, et kuidas see narratiiv või visiooni ülesehitamine nagu käib ja kuidas teed, et läbi selle kaasata inimesed ja saavutada nende pühenduvus? Eks see ongi ilmselt üks kõige raskem roll tänapäeva juhil ja
ta läheb ajas raskemaks, sellepärast et konkurents inimeste osas, eriti heade inimeste osas ju kogu aeg suureneb. Eestis ma arvan, et meil on siin 5 aastat olnud majanduslangust, ma ei tea valdkonda, kus inimesi oleks üle, igal pool kuuled, et inimesi on puudus, aga meil on majandus langenud. Et kui me nüüd vaatame, et majandus hakkaks kasvama, eks me loodame, et hakkab, aga mis 5 aasta pärast võib juhtuda, ma isegi ei kujuta ette, et tegelikult üsna varsti on see hetk, kus head inimesed on suurem defitsiit kui kapital, et mis on tegelikult ikkagi seabki ka tippjuhi töölaua, eks ole. Ja kui me nüüd räägime inimeste kaasamist, minu arust kõige esimene asi, mille vastu eksitakse jätkuvalt, muideks ei ole eelmise sajandi probleem, on see, et tippjuht arvab, et kui ta võtab endale tööle inimese, siis tema asi on inimest motiveerida. Me ei motiveeri mitte kedagi, me hävitame efektiivset motivatsiooni, see on see, mida tihtipeale tippjuhid teevad ja kusjuures teevad seda ka päris efektiivselt. Et tegelikult see, mis me peame tegema, peame inimest võimestama. Ja igat inimest võimestama, isegi neid, kes võib-olla selles rollis kohe vea välja, milleks nad on tööle võetud, aga milleski nad on head. Ja inimene peab leidma enda koha ja tundma, et jah, ma suudan midagi teha. Aga veelgi olulisem on see, et nüüd suurem seltskond inimesi, mida suurem organisatsioon, seda keerulisem see on, et kui sul on 10 inimest, võtad nad tuppa kokku, räägid asjad läbi, hakkad liikuma, aga kui sul on 6000 inimest, nagu Eesti Energias näiteks oli, et meil peab olema mingi narratiiv, et mida me siin maailmas teeme ja kui meil ühel hetkel tekkis arusaamine, et me oleme teekonna nulli, siis meil hakkasid noored inimesed ühendust võtma personaliosakonnaga, et see on nii äge, mis te seal teete, et me tahaks ka sellel teekonnal olla, et me täpselt ei tea, mis rollis, aga kas teil on meile midagi. Et see on nüüd see test, et kui inimesed tahavad olla kaasas sellel teekonnal ja seda kõrvalt nagu märgatakse, et see kõnetab nii organisatsiooni seest kui ka väljast ja ideaalis ka siis kliente. See on see, mis on tegelikult, kus sa tunned, et sa oled organisatsioonile tiivad saanud. Kui sind tagasi peegeldada, et kas võib öelda, et juht ongi justkui nagu evangelist, et kes loobki teatud sukse visiooni või usu ja et püüab inimestest tekib ka usk ja siis mingi väärtuste süsteem, mis paneb nad ühes suunas liikuma. Kindlasti on, aga liiga tihti me näeme just eriti tänapäeva Euroopas, et meil on selliseid ideoloogilisi loosungeid on palju ja tegusid ei ole ja tihtipeale me ei julge seada ka mõõdetavaid eesmärke sinna selle ideoloogia peale ja isegi kui me nad seame ja tundub, et need ei täida, siis me unustame nad ära, et justkui neid ei oleks olemas olnud. Et seda ei tohi organisatsioonis juhtuda, et tegelikult sellele teekonna nulli, ta peab olema äge lugu, aga et paneb silmad särama, kui keegi tahab süveneda, mis see siis päriselt on ja mis me selleks teeme, kas see peab olema sisustatud. Ja tegelikult Eesti Energias võib-olla see on üldse, kus me oleme sellise eesmärgistamisega ikkagi jõudnud kõige kaugele minu karjääri jooksul, et meil olid sellised põhimõõdikud ja kaskaadina alla siis igale inimesele ja igale üksusele oli oma mõõdik, kus ta väga selgelt nägi kaskaadi mööda, kuidas tema panus viib meid selle suure ühise eesmärgi poole. Ja me mõõtsime seda, me pidasime tulemusvestlusi ja ka tulemustasusüsteem oli sellega seotud, et kui need asjad kokku saavad ja me kõik siis tunneme, et me päriselt see teekonnal ka liigume, siis asi töötab, muidu ta lihtsalt ühel hetkel on fake ja sureb ära. Seda nimetaksegi organisatsioonide kõige suuremaks arengutakistuseks, et organisatsioon ei suuda piisavalt kiiresti luua juhte, kes oskavad visioneerida ja organisatsiooni selle elluviimiseks joondada, et visioon ongi see asi, mis ta oli teekond nulli, kuidas te sisustasid selle ära ja teistpidi siis, kuidas te läbi KPI-de meeskonna siis ära joondasite ja see on tihtipeale, ma vaatan hästi huvitav, et me teame, et jah, et me justkui räägid juhtidega, et inimesed räägivad, et nad võtavad inimest tööle tulemusi tooma. Aga siis, kui vaatad töökuulutus, siis sinna on kirjutatud algoritmi, ametijuhend, mida ta peab tegema. Ja siis päris keeruline on ka, et me teeme siin ise, ütleme, meeskondadega harjutusi, kus lasemegi juhtmeeskondadel niimoodi ära ütelda, et mis on see sinu roll või missioon, kuidas sa väärtust lood ja mis on need 5 mõõdikut, läbi millest hinnata. Ja see on algselt nii keeruline, sest inimesed tulevad kuskilt seda pidi, et panneks ikka need tööd kirja, aga tööd võivad kogu aeg ajas ju muutuda.
jah, ja võib-olla noh, ütleme, tippjuhi roll on tagada, et organisatsioon on arenev. Et noh, tänapäeval ongi natukene see, et ega me päris täpselt ju noh, homseid või järgmise aasta väljakutseid ei tea, mis meil ees seisab ja me peame olema organisatsioonina, nii-öelda meie võimekus peab kasvama. Ja noh, ma ei ole nagu nalja pärast öelnud, et minu enda nagu põhi-KPI on sabatähtede arv, et tegelikult kui minu juhitavast organisatsioonist noh, nii-öelda lendab orbiidile sabatähti, eks inimesi, kellele ma olen andnud võimaluse, kes on seda kasutanud ja jõudnud väga-väga kaugele, siis see on nagu minu noh, ütleme minu mõõdik see, et ma olen loonud sellise keskkonna, kus on võimalik areneda, nii organisatsioon areneb kui ka inimesed arenevad ja tegelikult mul see nimekiri on päris pikk tänaseks. Ma tean, et praegu te koostate Eesti Tööandjate Keskliidus koos, ütleme siis juhtidega manifesti. Ja. Et noh, nii nagu sa ütlesid, et vau, et me tihtipeale visiooni kirjutame palju lauseid, aga ma küsin, et missugune on see ambitsioonikad 2-3 numbrit, mis tõendavad seda pidi, et see manifestiga, ütleme siis nagu toetatav visioon nagu on ellu viidud, et kas on Eesti tööjõu see tootlikkus või on see SKP per inimene või kuidas me saaksime seda mõelda? Me ei ole see lõplikult kokku leppinud, siin on mõned variandid laual, aga tegelikult see, milles Eestis on kokku lepitud nii-öelda valitsejate tasemel ja mis mulle tundub päris äge eesmärk, ega ma kõike ei kritiseeri alati, mida valitsejad teevad, et minu arust on Eesti 2035 visioonipaberis on kirjas, et me jõuame 110% Euroopa Liidu keskmisest tootlikkusest, eks ole, inimese kohta. Noh, ütleme, et kui me vaatame nagu tegelikkust, meil kõige parem seis oli kuskil 5 aastat tagasi, me olime 83-84% peale Euroopa Liidu keskmisest, täna oleme 78 peale, ehk meil oleme nagu allapoole tulnud. Ja noh, väga paljud inimesed, kes seda on sügavalt vaatanud, ütlevad, et see ei ole teostatav, sest noh, meil on siit 9 aastat minna ja me oleme praegu liikunud vales suunas. Et noh, mina ei tahaks lihtsalt alla anda, ma arvan, see on äge ambitsioon ja pigem üritamegi siin nüüd mõelda, et jah, aga et mida peaks nüüd tegema teistmoodi selleks, et see visioon, mis on siis tegelikult Eesti nii-öelda demokraatlikult valitud valitsejate poolt meile seatud, et see ikkagi ära teha, et pigem mõtleks sedapidi. Nii et noh, see on päris kõva kandidaat, jah. Kui ma küsin sult nüüd nagu Peter Thiel, kes on PayPali omanik on ju praegu kuskil seal maga taga tõmbab ka niite. Et temal on nagu tüüpiline, et kui tulebki startup, ütleme, et Gert Tiivas ka ütles, et mis startup see Eesti riik on, kus ütleme raha panustatakse rohkem kui väärtust luuakse on ju. Siis Peter Thielil on selline nagu komme, et kui ta kuuleb ja küsib inimestelt, mis te 10 aastaga plaanite nagu teha ja saavutada, mis on eesmärgid, siis ta küsib selline küsimuse, et aga mis peaks saama teoks, et see 10 aasta plaan saaks 6 kuuga tehtud. Et mis on need esimesed 2-3 asja, mis tuleks Eestis ära otsustada või paika panna, et tõesti me liiguksime sinna õiges suunas? Noh, kõigepealt võib-olla natukene sellest, et ja noh, see on, ütleme, nende inimeste, kes vahest ma olen kuulnud, et mis seal meie majandusel viga on, et käib küll ja miks me ei võiks nii nagu me oleme siiamaani teinud, et tegelikult noh, ühes asjas me oleme küll väga nõudlikud ja see on nagu see, millised avalikke teenuseid me tahame Eesti riigilt saada. Ja noh, olgu see siis, ma ei tea, tervishoid, sotsiaalsüsteem, haridus või riigikaitse või midagi muud. Ja noh, see on õige, aga kodanikena me peamegi olema nõudlikud ka oma avalike teenuste osas. Aga noh, mis tegelikult on toimunud, et meie riigieelarve viimase 5 aastaga on kasvanud kuskil 75% mahult ja majandus nominaalis, noh, reaalmajandus ei ole kasvanud, aga nominaalselt on natuke üle 40%. Ehk meie avalike teenuste kulud on kasvanud palju-palju kiiremini kui majandus. Ja see ei ole kindlasti jätkusuutlik, et mõnda aega me võime tõsta makse ja võtta majandusest rohkem raha välja, aga see ei ole jätkusuutlik. Ja nüüd, kui ma küsiks iseendalt, et kas ma olen valmis, et noh, selle asemel, et majanduses ei ole nii ambitsioonikad, et noh, tõmbame siis ambitsiooni nagu avalike teenustelt, et ärme oleme nii nõudlikud avalike teenuste osas, et noh, natuke vähem korrakaitset ja sotsiaalsüsteem, et pensionit eriti ei saa ja tervishoius ka, et mina ei taha, et Eesti riik on äge riik, kus elada, meil on head avalikud teenused, pigem ma nagu mõtleks, et kuidas me saame endale seda lubada.
ja nüüd see võib-olla ongi üks selline hea nagu ka ühiskondlik kokkulepe, et me peame aru saama sellest, et head avalike teenuste nii-öelda lähtekoht on hea ja konkurentsivõimeline majandus. Ja et näiteks, et kui me lepime kokku, et selline majandus võtame 35%, võtame maksudena näiteks välja, et SKP-st, et siis see on nagu mingi selline tase, mida võiks lubada ja siis vaatame, et kuidas me siis majanduse kasvame sama kiiresti, kui meil see ambitsioon nagu avalikele teenustele kasvab. Et see on see vähemalt mind nagu motiveerib nagu pingutama, et me peame hakkama saama, et me oleme väike riik, aga tahame endale tegelikult head riiki. Ja nüüd võib-olla, mis on täna selle majanduskasvu nagu rääkides meie liikmetega, see ei ole nüüd mul oma looming, aga ma kuulen, et tegelikult nagu probleem number 1 on selline meil ise tekitatud nagu kindluse puudumine. Et lisaks sellele kõigele, mis maailmas meie ümber toimub, mis on niigi väga turbulentne ja iga nädal toob uusi põrutavaid uudiseid, aga see, mis me oleme tekitanud Eestis näiteks maksusüsteemiga, mis on meil ikkagi pikalt olnud ju üsna stabiilne ja andnud just kõva konkurentsieelise Eestile, on nüüd viinud sinna, et ettevõtjad ja investorid on äärmiselt nii-öelda ebakindlad selle osas, mis tuleb. Sest me ühtepidi näeme, et kuigi me oleme kõvasti maksusid tõstnud, tegelikult regioonis kõige rohkem, meil on kõige kiirem maksutõus olnud, et siis jätkuvalt meie riigivõlg suureneb väga kiiresti. Et meil on sellel aastal riigieelarve järgi üle 2 miljardi defitsiiti ja kõik majandust natuke numbreid tundvad inimesed saavad aru, et kui tulevad järgmised valitsejad, meil on Riigikogu valimised ees, et tahaks ka midagi lubada, et on suur ahvatlus minna uuesti makse tõstma. Ja see hoiab tagasi tegelikult järgmisi otsuseid, hoiab tagasi investeeringuid Eestis, selliseid ambitsioonikaid plaane, aga hoiab tagasi ka tarbimist näiteks. Sellepärast, et ka tarbijatel on keeruline läbi maksutõusude. Ja see kokku meie majandusel mõjub päris karmilt, nii et see on tegelikult kõige suurem probleem, ehk kui me suudaks teha midagi sellist, nagu Soome eelmisel nädalal tegi, kus selline maksupiduri initsiatiiv lepiti kokku erakondade üleselt, et andagi ühiskonnas kindlust, et kuidas selle kasvava riigivõlaga hakkama saada, et see 5 aastaga plaanitakse 15 miljardit parandada riigieelarve positsiooni ja see oli erakondade ülene kokkulepe. Seal on päris palju riigi kulutuste kärped, aga ka natuke maksumuudatusi, aga siin tehti läbipaistev plaan. Aga võib-olla see on ka just seotud nagu narratiiviga. Kui inimesed saavad aru, miks me seda teeme, siis nad on palju meelsam tulema nagu selle kaasa. Sest lihtsalt öelda inimestele, et viime eelarve tasakaalu. See mõnes kohas esitad küsimus, et võib-olla täna ei olegi otstarbekas, kui me teame, kuhu me tahame jõuda ja siis ega me ju teame ka ettevõtetes, et kui me tahame kiiresti areneda, siis me peame investeerima, siis me peame kaasama vahendeid ja seda pidi, et võib-olla just see põhjanael või narratiiv tuleb paika panna ja siis vastu seda on palju lihtsam, meil on olemas taustsüsteem, mille vastu otsuseid teha, et see on see, minu jaoks tundub ja teine pool samamoodi, et jah, ma ka ei poolda seda, et me läheme nüüd igalt poolt nagu pigem vaatame seda pidi, et kulud väikseks tegema, pigem ma ütlen, et ära karda väikseid suuri kulusi, vaid karda väikseid tulusi. Me peaksime esitama endale küsimused, et missugused otsused me peaksime tegema siis tõesti riiklikul või makromajanduslikul tasandil. Mul meeldis väga leedukate otsus kuskil 5-6 aastat tagasi, kus nad otsustasid, et nad toodavad päikse- ja elektrienergiat 3-kordse üle võimsusega, kui neil praegu vaja on. Aga tänaseks me oleme saanud aru, et nad on läbi selle saavutanud konkurentsieelise. See oli tark otsus ja me siin oleme Eestis, ma arvan, 2 aastat vaielnud täpselt, et kus see täpne punkt peab olema. Nemad otsustasid, et investeerivad üle, näha on ju, et me elektrienergiat ja energiat tarbime rohkem. Jaak Tallinn ka ütles, et tehisarule paneb ainukese piiri see, et energia saab otsa. Ja ütleme, et võib-olla need ongi need otsused, et mitte otsida neid väikseid kitsaskohti või niimoodi, et hinnata minevikku, vaid otsida üles need 3-5 olulisemat otsust, mis me peaksime ära tegema ja täpselt samamoodi võib-olla erakondade üleselt siis kokku leppima.
et tõele au andes, et päris mitu aastat ka Eesti Energia investeeris Leetu oluliselt rohkem kui Eestisse, et sellepärast, et lihtsalt seal olid loodud tingimused, et neid investeeringuid teha, mida Eestis ei olnud. Ja ka täna vist Eesti Energia investeerib Leetu, nii et see ongi nüüd täpselt see küsimus, et millist keskkonda me saame nagu luua selleks, et siia tahetakse investeerida, siin äri arendada ja kui keegi teeb seda paremini, siis investeeringud liiguvad sinna, sest ettevõtluse majandus on hästi kohanev, nii et see ei ole nii, et kui siin ei saa, et me kiusame ettevõtjad, ega ettevõtjad leiavad alati väljundi ja lähevad sinna, kus neid oodatakse. Seda öeldaksegi, et ettevõtjad ongi kahjuks sellised inimesed, et raha otsib tootlust ja öeldakse, et kui raha tootlus on alla 20%, siis raha hakkab otsima uut kodu, on ju. Ja me võime siin teha mida tahes, on ju, me kuuleme ka tihtipeale inimesed, kes on patrioodid, aga nad investeerivad täpselt samamoodi Ameerika tehnoloogia ettevõtetesse. Nii on, jah. Et see on nagu see pool. Et see on nagu huvitav kuulata ja just seda pidi, aga kui ma nüüd küsingi sult seda pidi täitsa provokatiivselt, et kui nüüd sa mõtled nagu Eesti arengule ja seda pidi ja kui ma esitaksin küsimuse, et kas meil on õiged prioriteedid ja kas kõik saavad nendest ühtemoodi aru Eesti arengu seisukohas 10 palli skaalal, et mis sa hindeks paneksid? Ma arvan, et visiooniga ei ole meil väga hästi, et ma olen nagu natukene võtnud ka seda, et mis on üldse nagu ettevõtjate roll, et kui me sellist ettevõtjate esindusorganisatsioonist räägime, et mida meie saame öelda, et meie ikkagi räägime nagu konkurentsivõimelisest majanduskeskkonnast ja eeldame, et meil on ka, me esindame väga erinevaid erialaliite, et igaüks siis ise nagu võitleb nüüd oma valdkonnas oma tulemuse eest, aga Eestina. Ja meil oli Tuulelaua lennul oli ju päris palju juttu sellest, et kas me peaks valima vertikaalid ja toodi siin näitena Singapur ja toodi ka Leedut ja mõnda teist riiki, kes need vertikaale on valinud, et kus väga selgelt öeldaksegi ära, et ma ei tea, Fintech Leedus näiteks, et me võtame selle ja panustame sinna, nad on toonud Londonist firmasid Leetu. Et pandi, mitte siis Heathrow'lt, aga Londoni Cityst pandi käima hommikul ja õhtul just äriaegadel otse lennud selleks, et toetada seda narratiivi ja on näha, et see töötab. Et nad on saavutanud edu, et need ongi mingid petid, mis tunduvad nagu sellised ühel hetkel nagu päris karmid, eks ole. Ja mulle endale meeldib hästi Singapuri lugu, mis läkski selliseid põhjanaelu pidi üks viis teiseni, aga fookus oli kogu aeg paigas. Et Eestis me väga seda ei ole teinud, et me ei ole võib-olla julgenud, aga võib-olla peaks. Ma arvangi, et see visiooni määratlemine ongi julgus. Just, et me peamegi seal peti, et öeldakse, et strateegia ei ole tegevuste nimekiri, et strateegia on valik. Et kus me mängime, kuidas me võidame ja kui me jätame need asjad otsustamata, siis otsustavad keegi teised meie eest ära. Ja võib-olla ka see asi, et me räägime tihti peale konkurentsist ja konkurentsivõimest, et me võiks selle tõlkida lihtsalt eesti keelde, et see tähendab jätkusuutlikkust. Et kui me ei ole konkurentsivõimelised, siis ei ole ka jätkusuutlikkust meil hoida üleval sellist rahvusriiki. Jah, et tõsi, et ega need asjad, et kui me ütleme, et me paneme riigikaitsesse 5% SKP-st, et selles valemis juba on SKP sees, eks ole, et ega protsent ei kaitse riiki, vaid ikkagi reaal euro ja millest on võimalik mingit riigikaitset soetada, ehk et see juba näitab seda, et kui me SKP kasvab, siis ka meie võime riiki kaitsta kasvab aga teistpidi, kui ma niimoodi absoluutrahas võtan, et ega näiteks nii palju raha, kui me täna ühiskonnana panustame haridusse ja teadusesse, ei ole me kunagi varem Eesti ajaloo jooksul panustanud. Aga meie tootlus inimese kohta läheb alla. Ehk minu küsimus on olnud nagu rektoritele ja kõrgkoolidele ka, et kas asi on rahas või kas me teeme nagu õigeid asju ja Gunnar Rokk tõi Tuulelaua konverentsil välja, ta võrdles nagu meie patentide arvu näiteks Põhjamaade ülikoolidega, seal oli kordades, suurusjärkudes olid vahed. See oli kordades, see oli tuhandetes. Jah, et see ongi nagu see, et mis on selle investeeringu väljund, et kuidas me seda mõõdame, et kuidas see investeering, mis me panemegi nii-öelda tarkusesse, toob nagu ühiskonnale tagasi. Et me peaks ka sellest rääkima, et need on sellised natukene valusad teemad,
aga samas jah, et ega ilma tarkuseta me ju tootlust ei paranda. Me jõudsimegi selle teise punkti juurde, vaat see ongi, et kas meil on õigete eesmärgi täitmiseks õiged rollid, on nad komplekteeritud õigete inimestega. Tihtipeale me hakkame rääkima õigetest inimestest, siis rollidest on ju. Aga vaat kas või see hariduse roll on ju ka, et Gunnar Rokk tõigi välja, et kui maailmas ütleme, et siin soomlased kaitsevad mingi 3000 patenti, siis meil kaitsesime selmal ajal 10 patenti on ju. Kui soomlased toovad läbi nende patentide siis subscription raha sisse miljonites, siis Eesti tõi eelmine aasta 10 000 eurot. Nii et see näitab seda pidi, et me ei suuda seda kapatsiteeti või ütleme nagu pöörata väärtuseks. Ja see on tihti, kui me just nagu esitame ka inimestel küsimust, et mis on su rolli väärtus ettevõttes, et kuidas sa väärtust lood kliendile, siis enamus inimesi jääb sellega hätta, nad oskavad rääkida, mida nad teevad. Ja tihti, kui ma kuulan jälle, et meie rektorid saavad kokku ja siis nad lähevad haridusministri juurde raha küsima, siis ma esitan alati endale ühe küsimuse, et EAS või tänane EIS teeb mitmeid konkursse selle koha peal, kus treenida, ütleme siis tippjuhte. Aga ma pole mitte kunagi seal näinud ei Tartu Ülikooli ega TalTechi. Ma esitan endale väga lihtsalt küsimuse, et kas neil on raha palju või teiseks neil pole kompetentsi, et sellel nimelt konkursil võita, et mis on pildil valesti. Jah, et see on ka võib-olla me ei ole seda küsimust nagu piisavalt küsinud, et ja minu jaoks alati see küsimus nagu, et mis on nagu olnud natuke nagu vabandus, on see ülikoolide sõltumatus, eks ole, et tõsi, sõltumatus sellest, millised õppemeetodi sa kasutad ja kuidas sa sinna tulemuseni jõuad, et see on ka ettevõttes ju tegelikult ja juht jätab ka seal ju väga palju vabadust, aga tegelikult nagu ootus, see on ikkagi ühiskondlik ootus meie kõrgkoolidele, meie tarkuse kantsidele peaks olema ikkagi väga selgelt sõnastatud ja ka eesmärgistatud, eks ole, nii et see tarkus jõuaks majandusse, nii et siin ma olen küll väga nõus, et me seda küsimust peame küsitama ja Gunnar Rokk, kes on selle teemaga tegelenud, ta paar mõõdikut pakkus välja, et kas me lepime need kokku või midagi muud, aga siin võiks olla kokkulepe. Ja siis me jõuamegi juhtimiseni ülikoolis, et üks on nagu teadus, aga teine asi, et see tuleb juhtida ikkagi mingisuguse tulemuseni, eks ole, ja see on juba selline executimise protsess, mis tõesti vajab ka head elluviimist. Ja tihtipeale ju öeldaksegi seda pidi, et kui on probleem, siis juhid ikkagi ütlevad seda pidi, et siis öeldakse meeskonnale, et otsige lahendus. Minu meelest võiks minister Kallas öelda ka rektoritele, et otsige lahendus, kuidas niinimetatud luua väärtust, et teil jääks ka raha üle. Mitte seda pidi, et iga kord kuulate jälle nende juttu, et kuidas neil on raske. Kui ma olen praegu kuulanud ministri ja ülikoolide debatti kõrvalt, et ma olen siin olnud kaasatud osapool, ma pean ennast ruumis selliseks jälgijaks, et tõesti ei ole nagu päris minu valdkond, aga millest ma täpselt aru ei saa, et kui me vaatame näiteks, võrdleme ennast Soomega, et meil on täna selline akadeemilise kõrghariduse osakaal inimestest on selline 40+%, Soomes on ta 30+%, eks ole. Soomes on hästi tugev rakenduslik pool, meil rakenduslik pool ei ole nii tugev. Ja Eestis, kui ma käisin rektorite nõukogu debatti kuulamas, seal oli selline aplausisaatel, oli välja visioon, et võiks jõuda sinna, kus meil on siis 50% akadeemiliselt kõrgharitud inimesi. Ja see oligi aplaus saalis aga tegelikult ministri sõnum on olnud, et meil ka täna selle tasemel, kui ülikoolid ütlevad, et me oleme alarahastatud, meil tegelikult raha ei ole, aga me teeme rohkem. Et vot see on nüüd see koht, kus ma ei saa täpselt aru, minu nagu see loogika, et meil ühiskonna tegelikult seda taset hoida, meil kvaliteetselt hoida raha ei ole, aga me tahaks teha rohkem. Raha meil küll ei ole, aga teeme rohkem, et tegelikult siin peaks olema see, et me paneme fookuse paika, teeme võib-olla vähem, aga teeme hästi ja paneme siis nagu rõhku ka rakenduslikule poolele, et sealt see balanss viia nagu paika ja ega tegelikult selle debatil nagu veel lahendust ei ole, see on natuke nagu metsadebatt, et sellest räägitakse, aga kokkulepet ei ole, et ma jälgin huviga, kuhu me välja jõuame, aga tegelikult see on väga-väga oluline, et sellised kokkulepped
tekivad ja siin on tegelikult kõikidelt pooltelt vaja nagu natukene sellist nagu konstruktiivsust. Jah, aga võib-olla siin on sama asi, nagu sa ennem rääkisid just Eesti Energias, kuidas tegite visiooni ja siis see visiooni ülevalt alla joondasite, ja peamegi esitama endal täpselt samasugust asjad, et mis on need 3, 4 või 5 mõõdikut, mida me siis vastu haridussüsteemi vaatame, sest 2010. aastal Eurostat avaldab kogu aeg sellised 7 eluvaldkonna lõikes, et kui palju miski kallineb. Ja kui mingi asi kallineb kiiremini kui teised nagu valdkonnad, siis seda nimetatakse selliseks alaks, mida startupid ütlevad, et seal toimub disruptimine. Ja 2010 jõudis haridus sinna. Kõikidel on Euroopasse teada, et sellisel moel me nagu haridussüsteemi enam ei suuda ülal pidada, sest ühiskond ei suuda seda vastu võtta. Ja tulnud on uued tehnoloogiad, uued võimalused ja võib-olla ka mitte see asi, et võib-olla see paber on meil tihtipeale muutunud juba staatuslikuks. Kas ta üldse väärtust loob? Sest me et kui seda Gunnar Oki numbrid jälle ma kuulsin, siis on seda pidi, et jah, meil on see kõrgem kui Soomes, aga samas me sellest haridust oskame palju vähem väärtust välja võtta. Me peame veel ühest asjast aru saama, et järjest rohkem, kui me vaatame ka maailma praktikat, et järjest rohkem teadusarendust tehakse ettevõtetes. Ja kui me vaatame, kus on nagu kapital, et mulle meeldib hästi selline näide, et kui me võtame sellise Euroopas tuntud ka tööstustehnoloogia ettevõtte nagu Siemens turuväärtuse, mis on umbes 250 miljardit eurot, Nvidia turuväärtus kasvas eelmisel aastal 4 korda 250 miljardit ehk 1000 miljardit eurot, mida ma ütlen 1000 miljardit sellepärast, et muidu mul lihtsalt see number on hoomamatu, ja kui nüüd võtta see teadusarendus, mida seal tehakse ja kui palju neil on vahendeid, et seda toetada, siis ma arvan, et võib-olla lähim ülikool on sealt mõnede suurusjärkude kaugusel, eks ole, ja nende selliste ettevõtete, kes on läbi aegade ja püsivalt teadusarendusse pannud nagu kolossaalseid summasid. Ja selliseid ettevõtteid on maailmas tegelikult palju kõikidel kontinentidel, neid tuleb juurde, tegelikult Eestis on see trend täiesti nähtav. Ehk ma ise nagu tunnetan, kui mina juhiks ülikooli, siis ma nagu mõtlen, et ma pean kuidagi looma sellise keskkonna ülikoolis, et tippteadlased tahaks minu juures töötada, mitte ei läheks sinna ettevõtetesse, sellepärast et ühel hetkel need talendid, mul need lihtsalt ei ole, et kus nad siis on ja minu võime üldse seda nagu väärtust luua, et see ju nagu langeb siis sellisel juhul. Et ma arvan, see trend on midagi, mida me peame jälgima hoolega ja võib-olla see on ka üks selline suur ja suhteliselt märgiline. Võib-olla on siin hea eeskuju on Hollandi maaülikool. Nad defineerisid 25 aastat tagasi ennast ümber. Et nad pole enam maaülikool, vaid nad on toidu ohutuse või ütleme teaduskeskus. Ja nad suutsid luua endas sukse linnaku, et kõik suured toiduainete kontsernid oma teaduskeskused on sinna toonud. Ja selle kõrvalt nad suudavad tänasel päeval esiteks neil on raha, nad suudavad anda need baashariduse ja teistpidi nad suudavad koheselt integreerida need õpilased nimetatud parima teadmise, uuemate trendidega külge. Et me mitte ei paku akadeemilist arengut, vaid niinimetatud, et ülikool ongi platvorm teatud vertikaali arendamiseks. Ja võib-olla siin on mingisugune koht. Ja mõned hästi lihtsad põhimõtted, kui ma Mart Saarmaad kuulen, et tema ütleb, et ta on pikalt Soome teaduse tegemisega Soomes olnud seotud ja kui ta ütleb, et mis on suur vahe Eesti ja Soome vahel, et teaduse lähteülesanne Soomes tuleb majandusest, ärist. Eestis ei teagi täpselt, kust ta tuleb. Ja teine asi on see, et Soomes on teadlasel võimalik saada osa enda loodud väärtusest, et patendid, need samad litsentsid, asjad ja Mart Saarma isegi on sealt osa saanud, eks ole, ja see tähendab, see upside on teadlasel see väärtus, mis ta loob, et tal on väga selge motivatsioon, see väärtus mõõdetavalt tõestada ära,
see, mis ma loon, see toob ühiskonna väärtust, sellepärast et üks osa tegelikult kuulub talle. Et noh, Eestis on see ka, noh, minu arust tuleks nagu väga selgelt välja öelda, et noh, ühiskond vajab just tarkust majandusse. Me vajame ühiskonnana seda, mis ülikoolides luuakse ja on ju minu arust täiesti loogiline, et noh, need teadlaste grupid, kes seda väärtust nagu loovad, et nad saavad, et need kokkulepped oleks ülikoolis tehtud, et üks osa nagu kuulub neile tuleviku väärtusest. Jah, see on üks asi, teine asi, et no, kui ma kuulan sind, siis ma küsin, et vau, et kas meil on esimesel kursul ka aine, et kuidas ma saaksin oma teadmised ära väärtustada. Et kuidas luua, noh, kaitsta patente ja noh, sellised asjad täiesti rakenduslik on ju, et kuidas ma oma teadmise või avastuse noh, lõpuks ju saan muuta mingiks asjaks on ju, et noh, et või näiteks, et kuidas ma saan kas või sellega hakata ettevõtlust tegema või sellist asja, et noh, mida võib-olla tuleks sinna programmides sisse anda, et noh, et tekikski juba selline rakenduslik nagu väljend ka. Just. Ja noh, siin mõne ettevõtjaga ka nagu rääkides ütlevad, et noh, see innovatsioon, mida meie teeme, et me toome Eestisse mõne tehnoloogia, mis on Eestis unikaalne, aga mis on kuskil maailmas loodud. Ta ei ole küll Eesti ülikoolis loodud, aga me toome ta Eestis ja rakendame ja ka see on innovatsioon, et me paneme ta Eesti ühiskonna jaoks tööle, et noh, siin võib-olla see Pärnu uus sild on selline hea näide, et see tehti tehnoloogial, noh, mida ei ole kunagi Eestis rakendud, see maailmast leiti, selline ühes tükis moodulina tehtav sild ja seal hoiti noh, Pärnu linnale noh, 10+ miljonit kokku sellega ja see ka aeg, millega see valmis tehti, et keegi ei uskunud, et sellise rahaga on võimalik selline sild teha. See tehti, sest rakendati täiesti uut tehnoloogiat Eestis, et ja ühiskonnal oli väga selge võit sellest, et selline innovatsioon tehti. Et me peame ka sellest aru saama, et ettevõtjad ka nagu noh, nii-öelda vaatavad nii-öelda teistes ülikoolides ja ka noh, nii-öelda tehnoloogia pakkujate hulgas ringi maailmas, et kust midagi on, mida saaks kasutada, et jalgratast pole mõtet leiutada. Minu meelest see väga hea teema tõidki nagu lauale, et me tihtipeale näeme, et riik lähebki kallimaks, aga osaliselt läheb riik ka kallimaks seda pidi, et me võtame kasutusele uued tehnoloogiad, aga et korraldame äri vanat moodi. Ja võib-olla kui nüüd esitada kas või 2 või 3 kvartalit järjest 90 päeva inimestel küsimus, et mida sa saaksid teha läbi tehnoloogia oma töökohas efektiivselt, ma arvan, et me suudaksime noh, meil on pensionid ja ravid ja need asjad on meil seadustega kinni pandud, noh, neid me ei saa muuta. Ma arvan, et me suudaksime üldkuludest leida vähemalt 20–30%. Et noh, kui täiesti teadlikult hakatagi nagu esitama küsimusi ja tulebki välja, et mingi uuring on, et kui iga nädal saadeti inimestel küsimus, et mis on see üks asi, mis sa see nädal teed teistmoodi. Siis avastati, et see tiim, kes selliseid asju kirju sai, nende innovatiivne või tõhusus kasvas nii nüüd teiste tiimidega võrreldes 20–30% keskeltub 1 aasta jooksul. No, mu kõrv püüdis siit ühe asja kinni, mille ma tahan ümber lükata, et kuna ma Tervisekassa nõukogu liige olen ka, et tervises on väga palju nii-öelda tehnoloogiaid, mida rakendades me saame parema tervise tulemuse odavama hinnaga ja noh, ütleme üks näide on just personaalmeditsiin, mis ju maailmas areneb väga kiiresti ja meil on Eestis digiriigina, meil on väga palju andmeid ja kui me suudame inimestele ikkagi andmete kaudu pakkuda personaalsemat ravi, siis ma arvan, et see on väga suur tulevik ja see noh, mis on inimestel väga oluline, et see parandab ravitulemust, et me noh, nii-öelda ei pane nagu ühte ravimit kõigile, vaid ikkagi me suudame andmepõhiselt just seda ravi pakkuda inimesele, mis sellele inimesele sobib, nagu hästi lihtsalt öeldes. Ja ma toon ainult ühe näite, et siin paar aastat tagasi oli Roche käis ja noh, ma ise kohtusin asepresidendiga ja nad tahtsid teha ühte piloodi testi Eestis, kus siis andmepõhiselt nii-öelda avastati kopsuvähki ja nad ütlesid, et kui see mudel töötab, et siis on võimalik 10 korda tulemit parandada, et varasemalt avastada kopsuvähki. Ja siin olid mõned nii-öelda kännud, mida oli vaja siin meie süsteemis nagu muuta, et seda testi teha, see piloot tehti edukalt ära ja selline Euroopa juhtiv HealthTech ettevõte nüüd nii-öelda Eesti piloodi pealt läks selle tootega turule. Et see on kõigest üks näide, aga ma arvan neid näited ja just selle pealt, et me oleme digitaalsed, meil on tegelikult andmeid ja ütleme
sellist andmestikku, mille pealt sellist asja teha on nagu just tervishoiusüsteemis on hästi palju. Nii et ma tervishoidu kindlasti kõrvale jätaks, et siin on väga palju võimalusi. Väga hea, Neidi. Selles mõttes ma arvangi, et see on ka üks selline huvitav asi, mida võiks ka võib-olla seal manifestis käsitleda, et kuidas me saavutame, et õiged inimesed saavad õigete inimestega süsteemselt järjepidevalt kokku, et harjutavad kokkumängu. No ma kunagi püüdsin osaleda ühes riigihankes, mille nimi oli Radikaalne innovatsioon. Ja nad lõpuks võitis keegi teine ära, kus nad ikkagi päeva lõpuks käisid siis kord kuus väljas, õppisid, kuidas teha tooteinnovatsiooni, aga meie nagu pakkumine oli see, et kantslerid ja olulised valdkonna inimesed saavad kord nädalas ühes ruumis kokku, kus on nimetatud, võetakse teemad ette, kus siis Google'i põhiselt OKR-i alusel esitakse küsimusi, mis me peame see nädal ära tegema, et liikuda edasi. Et ehitadki sellise institutsioonide ülese nagu lähenemise, sest kui vaadata, ma kuulasin seda personaalse meditsiini juttu, ma mäletan, et juba 2000. aastal ProExpertis, kui töötasin, siis me ehitasime dokopood Inglismaale. Siis kui me teame, et tänasel päeval Ameerika asepresident ja siis presidendi, väimees käisid siis et Venemaal läbirääkimistel Eestis tehtud sõrmusega, mis möödab parameetreid. Meil ju Eestis teadmine olemas. Kui me teame, et meil on geenivaramu, kui me teame, et meil on inimesed, kes oskavad AI-d ja kui me võtame ära kõrvalt võib-olla mõne regulatsioon, mis tuleb meil GDPR-iga peale, siis me võiksime pakkuda juba väga kiireid lahendusi. Jah, ja täpselt nii ongi, et ega meil on nagu väga paljudes valdkonnas, meil ongi elemendid on olemas, aga me ei tee seda sammu ära ja selle asemel me kakleme, et kust kohast panna nagu meditsiiniraha juurde. Meil on meditsiinikulud nagu meeletult kasvanud, aga ütleme ka tervet elatud aastad ei ole meil ju väga kasvanud, et peale Covidit on tegelikult asi hullemaks läinud. Ja kui me Põhjamaadega võrdleme, et meil on siin ka päris suur mahajäämus, et oleme raha hästi palju pannud, jälle panustame rohkem kunagi varem tervishoiduraha, aga tulemused ei ole väga head, et tasub tõesti mõelda, et mida me saame teistmoodi teha ja võib-olla olla siin ka ambitsioonikam. Et see võib-olla ongi selles mõttes, et tõstagi üles, miks mitte ka, et Eesti Tööandjate Keskliit on see, kes tõstab mingisuguse prioriteedi ülesse, kus öeldakse, et mõtestame läbi, et kes need inimesed võiksid olla ja saada kokku ja ehitadagi nad nagu prioriteedi, kes silt pannagi cross-functional. Meil on väga tugev tervisetöörühm, et väga palju minu sisendit tuleb ka sealt ja me oleme kindlasti terviseparagrahv, meil on 2 väljakutset, üks ongi see, et kuna meil on vähe inimesi, me tahame, et nad püsiks terved ja kui jäävad haigeks, ruttu terveks tööle tagasi. Ja teine asi, et kuna tervisekulu on meie ühiskonnas kõige kiiremini kasvanud kulupositsioon, et jah, me oleme oma tervishoiusüsteemiga rahul, aga me ei jaksa seda kinni maksta, et me peame tegema siin, vaatama kas tervishoiökonoomika poolt, et tõesti siin just neid tehnoloogiaid ja kõike kasutusele võttes nagu seda kulude kasvunurka natuke allapoole saama, et ja siin meil tuleme ka konkreetsete ettepanekutega manifestis, et mida me siis pakume. Nüüd, kui mõni meie kuulaja või ütleme siin tunneb, et et tal on ka ideid, et mida nagu manifesti tahaks nagu kaasa anda, et kuidas ta saab sellest protsessist osa võtta? Kuidas käib, et kuidas teen? Kõigepealt, et mis selle manifesti mõte on, et me ei tee seda selles mõttes nullist, et meie manifest on, tänane kehtiv manifest on kodulehel leitav, kõik saavad vaadata, et mis seal kirjas on ja mul on hea meel öelda, et mõni asi see on 4 aastat tagasi tehtud, me käime valimistsüklitega niimoodi kaasas, et sealt mõni asi on ka tänaseks tehtud, et ei ole päris nii, et me oleme unistanud ja mitte midagi ei ole juhtunud, et on küll. Nii et mõne teema me saame sealt maha võtta. Ja nüüd see uus manifest, ta ongi natukene see, et oma mõtted teravaks just mõelda, et me lihtsalt ei ütle, et me midagi tahame valitsejalt aga me ütleme ka seda, et me toomegi välja, mis Eesti riigi võimalused on ja ka seda, kuidas me ise oleme valmis panustama riigis, eks ole, et see on ka nagu meie commitment natukene. Ja kuidas me teda teeme, meil selline, ütleme, käima on see protsess lükatud just siin ka selle nädalal ja nüüd tulevad meil sellest kaasamiskoosolekud, et nad on küll suunatud meie liikmetele, aga meie liikmeid võib-olla siin ka, kes meid kuulavad, on kuidagi kuskilt pidi, kas mõne erialaliidu kaudu või kuidagi seotud, et olge aktiivsed.
et meil on oma liikmeskonnale jagatud üks link, kus me kogu infot jagame ja ka kogu nii-öelda see ajajoon on näha, et millal midagi toimub, see käib töörühmade kaupa. Seal on nii-öelda oma valdkonna tipud neid töörühmasid veavad, et meil on seal päris palju inimesi seotud ja me tahaks selle sisendi kogumise lõpetada 18. mai, nii et kuupäev on üsna täpselt paigas, siis me hakkame teda kokku kirjutama ja eesmärk on siis augusti lõpus ta meie üldkogul kinnitada ja siis juba tulla ta ka avalikult välja ja minna siis ka nii-öelda roadshow'le erakondade juurde, kes siis valmistuvad oma nii-öelda palgapäevaks ehk valimisteks ja 17. veebruar järgmise Tuulelohe konverentsil on siis selline nii-öelda lakmustest, et kus on peaministrite debatt ja kuulda, et mida sealt siis on kaasa võetud või kuidas siis meie nii-öelda potentsiaalsed järgmised riigijuhid, kas nad on sealt midagi leidnud ja kuidas see nende visioonidega klapib. Et see iseenesest võikski siis välja kujuneda sedapidi, et ühtepidi on ettevõtjate nägemus, millisena nemad näevad, et võiks asi areneda ja missuguse eeldusi nad siis ootavad nagu riigi poolt, et ei ootata eeldust mitte sedapidi, et riik panustab raha, vaid pigem riik loob sellise keskkonna, kus need asjad saaksid juhtuda. Jah, ja me anname ka täiesti aru, et Eesti on õnneks demokraatlik riik, et asju võib teha erineval moel ja tulemuseni võib jõuda erinevat radapidi, aga mõned asjad on, mis on siiski majanduse vaates nagu väga olulised ja need me toome välja, me kindlasti ei tule ütleme poliitikutele, et asju saab teha ainult nii ja mitte teistmoodi, et siin on ikkagi erinevad maailmavaated ja erinevad prioriteedid, rõhuasetused, me hindame ka seda, nii et seal on ikka palju poliitikul ka teha, ega me kõiki vastuseid ette ei ütle. Aga hea, aitäh sulle, Ando, selle huvitava vestluse eest. Ma loodan, et saime ka kaasa aidata sellega, et oma, auditooriumile tutvustada teie plaane. Ja ma loodan, et ka meie auditooriumist tuleb hulk ettepanekuid juba enne 14. maid, et anda sisendit, et missugused on või ambitsioonikate ettevõtete juhtide siis ootused, selles mõttes, et mitte, et mida riik peaks neile andma, vaid missuguseid keskkondade võiks luua, et nad saaksid paremini areneda. Jah, ja eks see Tööandjate Keskliit on selline formaat, ja meie väärtus on ikkagi need inimesed, kes seal kaasa mõtlevad ja panustavad, lisaks oma igapäevatööle, et keegi tundis, et tahab Eesti arengus kaasa rääkida, tulge julgelt ja ma ütlen, et see on hea formaat ja ta on üsna tõhus, et tegelikult meid kuulatakse, meiega arvestatakse ja see on meie riik, et ega meil, ma ise ütlen, et kui ei ole kõvasti nädala jooksul pingutanud, siis laupäeval saunas valitsust kiruda ei ole kohane. Aga kui tahate kiruda, siis tuleb natuke ise ka pingutada. Jah, selles mõttes küll. Aga ma soovitan kõikidele inimestele mõelda, et olgu ta riik, olgu ta ettevõte või olgu ta pere, et hästi läheb sul siis, kui sul on selgus eesmärkides. Teine asi, kui sul on selgus eesmärkides, siis sa ju tead ka sedapidi, et missugust rolle sul meeskonda on vaja, et mäng otsustab selle ära ja missugusel tasemel nad peavad olema. Ja teine asi, et ka selgus normides, et teil on nagu paigas sellised asjad, et kuidas me siis kokku mängime, kuidas me otsuseid vastu võtame, kuidas me pingeid ja takistusi lahendame ja informatsiooni jagame. Et kui need asjad on paigas, siis asjad liiguvad kiiresti. Ja enamasti me tegelikult suudame palju rohkem, kui me ette kujutame, nii et jah, me peame uskuma iseendasse ja kolleegidesse ja ütleme, et kui see asi kõik kokku lendama hakkab ja me suudamegi rohkem, tuleb pärast välja, et suutsimegi rohkem, et siis on ju päris äge. Suurkorporatsioonides tavaliselt öeldi, et tuli sokutada slide-decki mingi ambitsioonikas slaid, mida keegi ei uskunud. Aga mis pärast hakkas kõige paremini töötama, et ma loodan, et manifesti satub ka selline. On olemas. Okei, suur tänu sulle. Aitäh aja eest.